Kuna eelnõu tutvustamiseks on aega piisavalt, siis ma mõtlesin, et ma räägin võib-olla laiemalt tausta ka. 2023. aastal tarbiti Euroopa Liidus energiat 60 exajouli ja sellest 2/3 ehk 40 exajouli tuli fossiilsetest allikatest, naftast, gaasist, kivisöest. Väikese panuse andis kindlasti ka meie põlevkivi. Ja pange tähele, ainult 6 exajouli jagu sellest suutis Euroopa Liit ise toota, ülejäänu imporditi. Ehk siis 2/3 energiatarbest tuleb fossiilsetest allikatest ja 85% sellest fossiilsest allikast imporditakse. Kui me võrdleme siin teisi maailma suuri, siis näiteks Hiina, keda siin juhuenergeetika arendajad armastavad esile tuua kui väga suurt päikese- ja tuuleenergia arendajat, mida nad kahtlemata ka teevad, kas või juba selleks, et testida kõike seda, millest Euroopa suures osas sõltuvuses on, et kõik meie see juhuelektri arendus ju nii materjalide kui ka seadmete mõttes tuleb Hiinast. Hiina toodab kivisütt mahus, mis on tema enda tarbimisvajadus, aga lisaks impordib veel teist sama palju. Analüütikud arvavad, et ilmselt nad varuvad, et oleks pidevalt olemas stabiilne energiaallikas. Hiina arendab tuumajaamu sellise kiiruse ja hinnaga, millele kellelgi suurt midagi vastu panna ei ole. Võib-olla Lõuna-Korea suudab seal kiiruse hinna osas enam-vähem konkurentsi pakkuda. Neil on Hiinas üüratud hüdroenergiaressursid ja neil on maailma suuruselt 4. gaasivarud. Väga hästi energiaga varustatud regioon. Ainus asi, kus neil on nii-öelda defitsiit, on nafta, aga nad kompenseerivad seda muude allikatega. Nagu me teame, USA-st on saanud täna maailma suurim naftatootja. Lisaks sellele on neist saanud väga suur gaasitootja ja näiteks kivisütt on ameeriklastel ka üüratus koguses, seda nad isegi praegu ei kasuta, aga need reservid on neil olemas. Neil on ka olemas suur tuumaenergia tootmisvõimekus, ehk et ka Ameerikas on olemas väga ohtralt, väga hea hinnaga kättesaadavat energiat. Nüüd selles kontekstis Euroopa Liidus hästi palju ja valjuhäälselt räägitakse tööstusliku võimsuse taastamisest, viimasel ajal kaitsetööstuse arendamisest, konkurentsivõimest, majanduskasvust, tohutult kõlavaid loosungeid, paraku on nendel õõnes kõla. Ja ka meie koalitsioonipoliitikud kajavad nende loosungitega aktiivselt kaasa. Tegelikult Euroopas ega ka Eestis reaalses elus toimivaid lahendusi välja ei pakuta. Ja reaalne elu on see, et kui sul ei ole piisavalt taskukohast sisendenergiat, siis ei ole sul ka tööstust, ei ole sul majanduskasvu, ei ole konkurentsivõimet. Ja see tähendab, et su heaolu ei saa kasvada, vastupidi. Ja geopoliitilises mõttes tähendab see seda, et sa muutud tähtsusetuks mängijaks. Ja seda me näeme ka viimasel ajal, et kui läbirääkimisi peetakse, siis kohati öeldakse üsna otsesõnu eurooplastele, et isegi kui asi puudutab Euroopat, siis teid me sinna läbirääkimiste laua taha ei oota, sest teil ei ole midagi asjalikku seal öelda. See ei ole hea koht, kus olla. Nii et kui me võrdleme nüüd Euroopat, Hiina ja USA-ga, siis selleks ei pea olema pikaajalise kogemusega ja palju õppinud analüütik, et saada aru, et me elame regioonis, kes on oma olulisuse kaotanud. Et kui me tuleme kodule lähemale, siis Eesti on tegelikult väiksusele vaatamata unikaalses positsioonis. Meil on tohutud põlevkivivarud, meil on tohutu energiaallikas endal olemas, millega me võiksime varustada nii iseennast kui ka aidata häid naabreid. Ja miks me seda oma eelist ei kasuta, jääb mulle sügavalt arusaamatuks. Veel 2018 oli Eesti elektri netoeksport 1,9 teravatt-tundi. See on peaaegu 1/4 sellest mahust, mida me ise tarbime. Me olime, kui ingliskeelset terminit kasutada, selline Baltikumi powerhouse. Aga sealt oleme me nüüd liikunud sinna, kus me sõltume
tugevasti impordist. Ja nüüd ma jõuangi eelnõu juurde, mille eesmärk on siis peatada CO2 kvootide ostmise kohustus meie energiatootmisettevõtete jaoks. Ütlen ka seda, et võimaluse selleks annab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 122. Tegemist on otsuse eelnõuga, mis teeb Vabariigi Valitsusele ülesandeks koos meie naabritega alustada läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga, et meile teha see erand. Ja miks naabritega, sest ka ütleme Läti, Leedu jaoks oleks väga oluline ja tervitatav, kui Eesti muutuks taas selliseks elektritootjaks, kes suudaks suures koguses seda ka eksportida, see mõjuks hästi ka Läti ja Leedu elektri hinnatasemele. Ja kui me vaatame Poolat, siis nendel on kivisüsi, kus ka nii-öelda kvoodiostu kohustusest vabastamine kindlasti aitaks konkurentsivõimet parandada, tööstust arendada. Ja eelnõu ongi tehtud selles vaimus, et kõigepealt valitsus räägiks läbi naabritega, et jõuda selleni, et me teeksime ühise ettepaneku Euroopa Komisjonile meile erandi tegemiseks. Ja kui see ei õnnestu, siis minna ise Euroopa Komisjoniga läbi rääkima. Ja kusjuures eelnõus on ka antud soovitus selles osas, mis puudutab kuidas ma ütlen, võimalikku ebastabiilsust CO2 kvootidega kauplemise turul. Sest teatavasti see CO2 kvoodi instrument on muutunud finantsturgudel selliseks oluliseks riiklikult tagatud stabiilseks elemendiks pankurite portfellides ja pankuritega ei ole mõtet tüli kiskuda. See teeb kindlasti läbirääkimisi raskemaks ja seetõttu on eelnõu seletuskirjas antud soovitus, et selles mahus, milles täna Eesti energiatootmisettevõtted kvooti ostavad, võiks kogu seda müüdava kvoodi hulka Euroopas vähendada. Et siis ei oleks selle meie energiatootmisettevõtete ostukohustuse kadumisel ütleme sellist negatiivset mõju kvoodi hinnale. Nii et minu arust igati selline, kuidas ma ütlen, Euroopa Liidu raamistikus ja euroopalikus vaimus eelnõu, mida võiks valitsus tõsiselt kaaluda ja millega võiks edasi minna. Aga kui ma mõtlen tagasi sellele, milline oli arutelu keskkonnakomisjonis seda eelnõud arutades, siis jällegi peab ütlema, et ega suurt usku sellesse ei ole, et koalitsioonist poolt hääli tuleks. Kohal olid kutsutud Kliimaministeeriumi ametnikud, kes rääkisid põhiliselt asjasse mitte puutuvat juttu või siis suisa eksitavat juttu. Pikalt räägiti sellest, et kuidas tõepoolest omal ajal oli võimalik erandeid teha ETS direktiivi raames, oli nii-öelda artikkel 10C, aga seda juba alates 2019 kasutada ei saa. Ma vastasin sellele, et tõepoolest ei saa ja see on ammu teada ja sellepärast ka minu eelnõu, meie fraktsiooni eelnõu seda ei puuduta. Siis rääkisid ametnikud pikalt sellest, kuidas riik saab kvoodimüügi tuludega palju häid asju teha. Majasid soojustada, Rail Balticut ehitada ja mida kõike veel. Esiteks kõik need asjad, kuhu seda raha maetakse, ei ole ilmtingimata head asjad, aga teiseks ka see oli asjasse puutumatu jutt, sellepärast et eelnõu ei puuduta kuidagi Eesti riigi tulusid, sest Eesti riik ei müü oma kvoodiühikuid oma energiatootmise ettevõtetele, vaid Eesti riik müüb kvoodiühikuid üle-euroopalisel turul, nii et minu eelnõu kuidagi ei puuduta seda, et me peaksime ise loobuma kvoodiühikute müümisest, sest kui hispaanlased, hollandlased ja sakslased tahavad neid edasi osta, siis me oleme neid valmis neile hea meelega müüma ja saame maju edasi soojustada. Lisaks energeetika valdkonna ametnik Rein Vaks ütles, et pole mõtet teha, sest et fossiilsetest allikatest elektri tootmine moodustab Eesti elektri tootmisest ainult 25%. Vot see oli nüüd selline argument, et me oleme siin subsiidiumide toel maksuraha eest arendanud kõvasti juhuenergeetikat ja samal ajal kägistanud põlevkivienergeetikat ja siis ütleme, näe, nüüd on põlevkivi ainult veerand meie portfellist, et ei olegi nii suur, pole enam mõtet soodustada. Seda oli lihtne pareerida. Ma ütlesin, et kulla Rein, et kui me nüüd selle kvoodiostu kohustuse ära võtame,
siis see põlevkivi elektri osakaal hüppab, sest et siis see muutub turul nii konkurentsivõimeliseks, et siis võib-olla meil tuule ja päikese ja kõigi muude allikate elektritootjad kaovad turult ära. Nii et mis ma oskan öelda? Ajad maailmas on sellised, et kui me vaatame taas näiteks Hiina poole või USA poole, siis sellist terminit nagu CO2 heide, kuigi parketi kõlbulikuks seal ei peeta, et keegi nagu sellel teemal ei arutata. Arutatakse ikkagi selle üle, et kuidas oma riiki tugevana, majandust konkurentsivõimelisena hoida ja kuidas tagada see, et energiat oleks piisavalt, et selline tänapäevane heaoluühiskond kesta saaks. Ja ma olen üsna veendunud, ja märgid sellest on tegelikult juba õhus, et kui me vaatame näiteks seda, et sakslased hiljuti prantslastega tegid energeetikaalase sellise koostööleppe või kokkuleppe, nende uus kantsler kohtus president Macroniga ja lepiti kokku, et kuidas üksteist energeetikaalal aidatakse. Sakslastel on kindlasti vaja prantslaste tuge, sest prantslased toodavad palju tuumaenergiat ja sakslased on tugevas energiadefitsiidis. See on üks pool, aga näiteks muu hulgas oli teine asi see, et sakslased, kes muidu rõhusid kõvasti rohevesinikule, et tuleb rohevesinik, tuulest teeme ja siis oleme kõik rohelised, teeme rohelist saksa tööstust, siis nüüd nad seal prantslastega kokkuleppes ütlesid, et peaasi, et vesinik ei ole tähtis, millest ta tehtus on ja kui roheline ta on. Me teame kõik, mis diskussioonid käivad selle nii-öelda ETS2 reeglistiku üle, seal Eestigi minu suureks rõõmuks on läinud välja ettepanekuga see jaama ära lõpetada. Ja lisaks, kui me vaatame näiteks seda, millised sõnumid tulevad Brüsselist selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu kliimaeesmärke, siis eks see poliitiline žargoon ongi selline, et kui tahad sahtlisse lükata, ega siis ju kohe ei ütle, et lõpetasimegi pulli ära, ütled, et lisame paindlikkust. Lisame paindlikkust sinna 2040 eesmärki ja küll me siis 50 võib-olla teeme midagi. Minu ennustus on, et see asi laguneb kõik koost ja varsti näemegi, kuidas fossiilkütused tõusevad jälle au sisse ja elu saab edasi minna. Euroopa muidugi on siin viimasel 10 või rohkemal aastal teinud energeetikas nii palju vale otsuseid, et meie mahajäämus konkurentsivõimes ja seda suuresti tänu sellele energeetikapoliitikale nii suur, et liialt optimistlik ma ei julge olla selles osas, et me selle vahe suudame USA või Hiinaga tasa teha. Ja kui me arvestame sinna juurde ka demograafilist olukorda, siis pilt kuigi roosiline ei ole. Aga ikkagi siin väikses Eestis me võiksime püüda lähtuda eelkõige enda huvidest. Mina ei ole üldse nõus sellega, mida ütles hiljaaegu Eleringi juht, et Eesti huvidest ei tuleks lähtuda tuleb suurtest Euroopa huvidest. See jutt meenutab ikkagi jälle seda Nõukogude Liitu. Et seal ka jutt oli selline, et seda kommunismi tuleb ikka koos ehitada ja muidu me ei saa selle viljastavatest tingimustest piisavalt kasu. Et see ei jääks selliseks minu hüpoteesiks, et tuleb järgmisena reformierakondlane ja hakkab rääkima midagi sellest, kuidas mina tahaks, et punalipp oleks Pika Hermanni tornis. Ei, otse vastupidi. Ei taha seda. Aga teeneline reformierakondlane härra Kallas on öelnud, et see Euroopa värk meenutab aina rohkem Nõukogude Liitu. Nii et kuulakem kogenud inimesi. Kallas on seestpoolt näinud mõlemat liitu, küll tema juba teab, mida meenutab. Nii et mina kutsun üles, et teeme Eestist tagasi selle Baltikumi ja lähiregiooni powerhouse'i. Toodame energiat sellest, mis meil on. Tänaste tehnoloogiatega on seda võimalik teha väga efektiivselt. Tänaste tehnoloogiatega on võimalik ära lahendada ka see heitmete probleem, mis põlevkivist elektri tootmisega kaasneb. Ja ma loodan, et ka koalitsioonisaadikutel on olnud aega asja üle mõelda ja et täna me siis lõpuks näeme seda hetke, kus tuleb palju poolthääli ja valitsus saab ülesande hakata seda asja läbi rääkima. Aitäh!